Ma loen ette ühe sõnumi, mille ma sain paar päeva tagasi ja siin on palju selliseid punkte, mille üle tasub vaimus sügavalt järele mõelda. Ma saan aru, et see sõnum võib tekitada ka võib-olla pahameelt või vastuargumente, aga ma arvan, et kui kuulata seda Jumala sõnumit oma vaimuga, mitte mõistusega, siis me peame tunnistama, et väga paljuski tänases kristluses Jumalal on õigus nendes asjades, millest ta räägib. Aga ma loen seal ette ja siis võib-olla saab keegi oma arvamust avaldada või saame arutleda selle üle ja ka vastavalt sellele siis äkki oma palveid suunata. Ja see lugu algas nõnda, et ma lihtsalt palvetasin kodus ja nii kui ma palvetama hakkasin, ma jõudsin talle ainult öelda, et sina oled minu tugevus. Ja ma nägin nagu vaimus, et see ei ole selline abstraktne mõiste, et tema on meie tugevus. Et me lihtsalt ütleme, et sina oled meie tugevus ja siis me arvame, et Jumal nagu hoiab meid vaprana. Aga ma nägin seda selles kontekstis või selles raamistikus, mida õpetas see möödunud sajandite pühak või ta ei ole kuulutatud pühakuks, aga peaks tegelikult olema püha naine Jean Guillaume. Ja tema õpetas sellest, kuidas me oleme nagu tilgad ookeanis. Kui sa lubad ennast langeda isasse, isa sülle, isasse, kes on nii suur ja võimas, sa lubad ennast nagu tilk langeda sellesse ookeani. Et kuidas sellele sügavustesse, Jumala sügavustesse vaibumine või vajumine tema pehmetesse sügavustesse, tema tarkuse, tema armu, tema armastuse, tema mõistuse, tema kõige sügavustesse. Et kui õnnis on see, kui see tilk kaotab ennast selles ookeanis. Ja mul tuli meelde üks koosolek, kus me olime kõik koos ja me rääkisime sellest, kuidas me võime näha üksteist nagu läbi Jumala või läbi, see on nagu kala akvaariumist, näeb kõike läbi vee. Ja et kui me vaatame nagu seda ruumi meie ümber, et kui see oleks akvaarium ja kõik see ruum on täis vett, siis kui ma vaatan siit ruumist välja, kas kala akvaariumist või mina aknast, siis ma vaatan ja näen kõike läbi vee. Ja nõnda Jumal ümbritseb meid. Ja kui me oleme nii Jumalasse lahustunud või Jumalasse langenud ja Jumalaga üks, siis me näeme kõike läbi tema. Ja selles samas kontekstis ma järsku tajusin, et tema ei ole mitte lihtsalt minu tugevus, nagu meie oleme seda mõelnud, nagu vitamiin veres või kõrge rauasisaldus, et ta lihtsalt teeb su tugevaks, vaid ma nägin teda kui tugevus suure tähega enda ümber täitmas minu ruumi, täitmas seda tuba, et kogu mu tuba on maast laeni täis teda, kelle nimi on tugevus. Ja mina olen tugevuse sees. Ja tema on tarkus. Ja mina olen niimoodi tarkuse sees, et mu tuba on maast laeni täis teda, kes on tarkus. Ja samamoodi on ta ka ju nõujumal, ta on nõuvaim. Kui me oleme tema sees, siis kõik meie ümber, tema ongi nõu meie ümber. Ja kui ta on meie sees ja meie kaudu ja meie läbi, siis meie ja tema nõu, me oleme üks. Meil ei ole kunagi nõust puudus, meil ei ole kunagi nõuannetest puudus, mida inimestele anda. Meil ei ole kunagi tarkusest puudus, mida anda. Sellepärast, et me oleme Jumalaga üks. Ja
kui meil ei ole midagi, mis meid lahutab, siis kõik see, mis on temas, see voogab meist läbi ja meie kaudu sellesse maailma. Ja ma nägin nagu selles kõiges ennast nagu sellises vaimses või prohvetlikus pildis või olemises. Ja ma sain aru sellest, mida Taavet ütles, et mul ei ole iial millestki puudus. Sest kui Jumal täidab kogu kõiksuse ja kogu ruumi ja tema sees elame ja liigume ja oleme meie, siis ta täidab ka kogu toa minu ümber. Ja kõik, mis on negatiivne, on eemaldatud. Minu toas, minu ümber ei tohi olla mitte midagi muud kui ainult tema. Tema ligiolu, tema vaim, tema inglid. Ja kui tema on see tugevus, mis täidab minu toa ja ta on läbi minu, ta täidab mind iga rakku minus. Kui tema on see tarkus, kui tema on see nõu, kui tema on kõik see, mida mul iial vaja ja tema on juba valmis pannud kõik, mis mul iial vaja läheb, mis meil on vaja eluks ja Jumala kartuseks, ta on juba kõik, temas on kõik. Seega, kui sa näed iseennast nõnda tilgana ookeanis või kalana akvaariumis või sellena, kes on toas, mis on laeni vett täis, siis kõik see vesi sinu ümber on kogu see tarkus ja see nõu ja see vägi ja kõik, mis sul iial vaja läheb. Tema ongi kõik kõiges. Ja ma sain aru seda ja ma ütlesin Jumalale, et sina oledki kõik, mis meil iial vaja. Ja sellest hetkest hakkas tema rääkima. Ja ma hakkasin üles kirjutama, mida tema vaim hakkas minu kaudu siis sõnadesse panema. Ja Jumal oli ju kõigi nende mõtete taga, mis minust läbi voogasid ja see prohvetlik tajumine ja see mõistmine ja see sügavus. Tema ise ju avas selle kõik. Ja sellepärast ka ta loogiliselt jätkab seda mõttearendust ja ütleb nõnda. Kui inimene tahab ise ja isoleerib end mingis valdkonnas minust, on tal sellel alal võitlemist ja rähklemist. Ta pusib ise üksi, mind appi laskmata. Kus pole mind, seal on pimedus, oskamatus, segadus. Niipea, kui ta lakkab ise pusimast, kõike lahendada püüdmast, astub eest ja lubab minul talle näidata, tuleb valgus, lahendus ja kõik. Liiga palju on teil õpetusi, kuidas ise kõike teha. Te annate üksteisele nõu, kuidas üksi paremini toime tulla. Ja pusijate arv kasvab. Selle asemel, et õpetada, kuidas end avada mulle ja lasta minu valgusel teile otse teed näidata. Vahel on vaikseks jäämises teie jõud, vaikuses teie ootamatu läbimurre. Võti libiseb lukuauku ja keerab lahti laekad, mille avamisega te tulutult kurja vaeva nägite üksi või kõik üheskoos. Kuulake mind, siis teil on, olen ma öelnud. Aga ikka te tahate üksi, ise. Ikka te püüate ise hea ja kurja tundmise puuvõtmetega avada igaveste lahenduste uksi. Ja see teil ei õnnestu. Elupuu olen mina. Hea ja kurja tundmise puu tarkusega te minu juurde igavikku ei pääse. Kes jätaks need vanad rajad, mis on ajastute rahvamasside poolt maanteedeks tallatud ja pöörduks vabatahtlikult sellele haruldasele kitsale jalgrajale, kus ootan mina. Tahad sa mind või tahad sa ise? Kumba sa eelistad? Minuga koos olemine eeldab massidest eemaldumist.
nende lärmist ja tuhandetest nõuandjatest. Tahad sa mind või tahad sa seltskonda? Tahate te ise või tahate te mind? Mina räägin vaikselt. Minu kuulamine nõuab aega. Ma räägin tasa ja aeglaselt. Minu ees jääb kõik vaikseks. Kogu ilmamaa vaikib, sest mina olen tõeline tarkus. Tahad sa tulla? Vaigistada oma teha tahtmise, hinge elevuse ja aktiivse meele. Istu ja oota, kuni sa kuuled mu vaikset tasast häält, mis vestab sulle lugu ja seletab sulle kõik. Mu vaim ja mu poeg on sinuga. Mida ma nägin selle kõige ajal, kui ta neid asju rääkis? Mul käisid silmest läbi kõik need tuhanded YouTube'i õpetused ja nõuanded. Kuidas teha seda, kuidas tunda ära seda, kuidas lõigata läbi seda, kuidas paljastada seda, kuidas teha 7 sammu siiapoole, 25 sammu sinnapoole. Kõik eksperdid, kõik need neuroteadlased, kõik need psühholoogid, kõik need käitumiseksperdid, kõik need vaimulikud nõuandjad. See uputus, mis iganes teemaga täna kristlane kokku puutub, ta võib uppuda ära kõikvõimalike ekspertide, poolekspertide, amatööride, isehakanute, korüfeede õpetuste massidesse. Ta võib ennast sinna ära kaotada, ta võib kulutada tuhandeid tunde, et siis saada mingisugune tera saad kätte või 2 tera ja siis natukene läheb tal elu paremaks, sest ta on sealt midagi välja sõelunud. Aga ta kulutas nende õpetuste kuulamiseks tunde. Paljud märgist mööda, mõni läheb märki ka ja siis me saadame neid õpetusi teistele edasi. Ja teised kulutavad tund aega või rohkem oma ajast, oma elust, et saada sealt mingisugune üks võti, millega muukida lahti igaveste lahenduste laekaid. Nagu need päris lahendused, igavesed selles mõttes, et nad on need tõesed, nad on Jumala dimensioonis päriselt eksisteerivad lahendused. Me otsime neid võtmeid, et muukida lahti neid lahenduste laekaid. Ja Jumal ütleb, et see tee on ajastute rahvamasside poolt maanteeks tallatud selle hea ja kurja tundmise puu juurde, mis õpetab, kuidas sa ise jõuad lahendusteni ja kuidas sina ise oma elu ära lahendad, korda paned, sirgeks triigid, vabaks teed. Ja Jumal ütleb, kes jätaks need maanteed hea ja kurja tundmise puu juurde, kuidas ise kõike teha ja valiks selle haruldase teeraja, selle kitsa jalgraja, kus ootab tema. Ja ta ütleb, et kui te lubaksite, kui te võtaks ja vaigistaks oma närvilise, paanilise meele, mis on nõus kulutama tuhandeid tunde, et hea ja kurja tundmise puust leida see võti, mis keerab minu igavese olukorra lahti. Kui me selle asemel valiks selle kitsa raja, kus tema vaikselt ootab, siis tema näitab valgust sinu olukorda ja näitab sulle otse teed. Aga me ikka veel valime tema viimases järjekorras. Oma paanikas me hüüame jah teda appi, aga kas me jääme teda ootama? Me ei jää teda ootama, vaid mida me teeme, me hüüame teda appi ja juba paneme kaapima. Ja juba
kõigile kuulutame ja need tuhanded nõuandjad ruttavad meile appi ja saadavad meile linke ja saadavad meile raamatuid ja saadavad meile faile. Ja meie vaimuruum on täis heade nõuandjate lärmi. Aga Jumal ütleb, kes nendest õpetaks neid tulema minu juurde ja ootama seda lahendust. Kui ta siin ütleb, et selle asemel, et õpetada, kuidas enda avada mulle ja lasta minu valgusel teile otseteed näidata. Vahel on vaikseks jäämises teie jõud, vaikuses teie jutumärkides ootamatu läbimurre. Et vot selline sõna, ta alustas siin öeldes, kui inimene tahab ise, see on see vana loomus meil siiski, et me võib-olla ühes või kahes valdkonnas usaldame juba Jumalat. Võib-olla esimene valdkond, milles me hakkame Jumalat usaldama, on see, et ma saan peale surma taevasse. Et ma olen ristitud, Jeesuse vastu võtnud, see asi on korras. Ma põhimõtteliselt selles suhtes usaldan teda, ma ei tegele selle teemaga, ma usun, et ma saan taevasse. Aga nüüd on järgmised valdkonnad, kus tegelikult me ei usalda teda. Mõistuses me teame, praktikas me näitame kogu oma käitumisega, et me ei usalda teda. Ja ta ütleb, et kui inimene tahab ise, ikka veel vana loomuse alusel, me peame ise leidma lahendused, ise oma pere ära päästma, ise oma finantsid ära päästma, ise oma lapsed ära päästma. Kõik asjad me peame ise lahendama, eks? Ja ta ütleb, kui inimene tahab ise ja isoleerib end mingis valdkonnas minust. See võib olla ka see, et me usaldame teda juba, ütleme, aja jooksul vanemast peast, me usaldame teda võib-olla juba väga paljudes valdkondades. Aga on üks valdkond, kus me teda veel ei usalda, kuhu me ei ole teda lasknud. Ja selles valdkonnas me isoleerime ennast temast ja paneme Jumala ootele ja ütleme, et las ma nüüd ise rabelen, las ma jooksen, las ma püüan lahendada, las ma käin pankade vahet, las ma käin kohtute vahet, las ma nüüd rapsin ise selle asja ära. Ja Jumal ütleb, et kui inimene niimoodi iseennast mingis valdkonnas minust isoleerib, on tal sellel alal võitlemist ja rähklemist. Jumal ei taha, et me vehkleme, võitleme ja rähkleme. Ja siis me oleme frustreerunud ja siis me süüdistame Jumalat ja ütleme, ma ju palusin, aga miks sa ei aita? Me saadame talle neid appihüüdeid, on ju, aga me ei jää vaikseks, me ei peatu. Ja siis me oleme vihased, frustreerunud, miks sa ei aita? Ja me jookseme edasi, me läheme kristlike psühholoogide juurde, me läheme, ma ei ütle seda, et kõiki neid asju ei võiks teha. Mida me teeksime ilma ekspertideta? Meil on vaja, igas valdkonnas on eksperte vaja. Aga las need eksperdid tulla siis, kui Jumala vaim on rahus meid selle nõuandja juurde suunanud. Las eksperdid, las need tuhanded nõuandjad tulla siis, kui Jumal rahus juhatab meid. Aga mitte siis, kui me oleme Jumala pannud pausile selles valdkonnas ja me meeletult püüame ise asja ära lahendada ja siis me jookseme kinni. Ja siis me rähkleme ja raiskame nii palju aega ja lõpuks, kui kõik on puruks ja trumm läinud ja pulgad ka läinud ja me oleme maali maas ja ahastuses ja nutame ja siis me tuleme, ütleme, et aga isa, kas sul ka äkki midagi öelda? Aga järjekord võiks olla ju kogu aeg teine. Nii et vot selline sõnum on siin, et ta lubab neid vaikseks jäädes tema ees. Ta lubab meile neid meie jutumärkides ootamatuid läbimurdeid. Tema jaoks on see läbimurre ju kogu aeg olnud laua peal meie kõrval. See on ainult meie jaoks on see, vajutasin õigele nupule, tuli ootamatu läbimurre. Jumal ütleb, mis siin ootamatut on. See vastus oli sinu kõrval enne maailma loomist.
Kristuses, see on alati hinganud. Sinu kõrvas on alati olnud sinu jaoks, sinu nimel eraldatud. See, et sina sellele pihta nüüd said, ja see ei tähenda, et see oleks Jumala jaoks ootamatu läbimurre. Ja ta ütleb, kui me jääme vaikseks, siis võti libiseb lukuauku. See on selles vaikuspalves, Jumala ees oodates, kui ta järsku annab sulle valgust mingis asjas ja ilusti see väike võti libiseb tasa lukuauku ja keerab lahti laekad, mille avamisega te tulutult kurja vaeva nägite üksi või üheskoos. Kui raske meil on jääda vaikseks, kui raske meil on valida seda haruldast kitsast rada ja minna ja olla temaga ja oodata ära ja küsida. Ja kui ta ütles seda, et tema räägib aeglaselt. Meie oleme närvilised, me tahame, et ütle, mis ma pean tegema, ütle, mis ma pean tegema. Aga ta on selline aeglane vana mees, kes räägib väga aeglaselt ja kui sa oled närviline, sa ei jõua ära oodata. Aga ta meelega räägib aeglaselt. Ja kuidas ta siin ütleb, et minu ees jääb kõik vaikseks. Kogu ilmamaa vaikib, sest mina olen tõeline tarkus. Ja vaata, see tõeline tarkus ei hakka rääkima, kui tema ees on sellised närvilised kanad, kes ütlevad, no ütle juba ruttu ära, no ütle juba ruttu ära. Tõeline väärikas tarkus. Kui ta nagu näitas mulle, et vaata, kui keegi tõeliselt sügav ja tark inimene räägib. Keegi tõeliselt sügav mõtleja. Vaata, kõik kuulavad teda, saal on haudvaikne. Inimesed kuulavad kogu oma sisemise olemusega ja ta räägib vaikselt ja kõik alluvad sellele, sest et räägib tarkus, tõeline tarkus ja Jumal ütleb, et tema on see tõeline suure algustähega, tõeline tarkus, seepärast tema ees, kui tema räägib, peavad kõik vaikima. Ja tema ei hakka meiega rääkima, kui me ei austa teda ja ei jää vaikseks. Aga kui me ootame ära, siis ta avab, keerab lukust lahti need uksed, need vastuste laekad, mida me seal kambakesi hea ja kurja tundmise puuvõtmetega pusides püüame lahti keerata. Hea ja kurja tundmise puuvõtmed, inimliku tarkuse, inimliku ekspertiiside võtmed ei sobi igaveste lahenduste lukuauku. Need ei toimi lihtsalt, sa võid seal kraapida ja kratsida ja muukida. Aga tõesti, nagu ma nägin, et need rahvamassid, ajastute rahvamassid on tallanud selle tee hea ja kurja tundmise puulahenduste juurde maanteeks sõtkutud. See on maantee. Alati esimeses järjekorras, kes annab mulle inimlikku nõu? Kes ütleb, mis ma pean tegema, kellele kirjutama, kuhu pöörduma, kuhu avalduse tegema, mismoodi vangerdama? Näete te seda? Ja ometi seal on see kitsas tee, kus isa ootab meid vaikselt. See, nagu ta ütleb, et kes pöörduks vabatahtlikult sellele haruldasele, kitsale jalgrajale. See on haruldane. Miks see haruldane on? Sest et nii vähesed üldse teavad selle haruldase tee olemasolu. Nii vähesed üldse teavad, et ta ootab seal haruldasel teel. Et kas me saame sellel teemal siis jätkata, kui palju on seda maailmalikkust? Palve teema oli see, et me läheme nii tihti maailmalike lahenduste ja maailma viiside teed, aga me teeme seda enesele aru andmata. Ma usun, et see sõnum on andnud meile ühe pildi, mis on meile kristluses nii omane, et me isegi enam ei saa aru.
me arvame, et see tohutu nõuandmine, see inimeste jaoks lahenduste väljamõtlemine, et see on Jumala tee. Et ma olen hea kristlane, kui ma püüan sulle anda hästi palju nõu ja hästi palju võtmeid. Pakun sulle kõik oma võtmed, toon sahtlist välja ja ütlen, proovi, äkki mõni mõikab. Äkki mõni teeb selle asja ära, eks? Sest me oleme head kristlased. Ja Jumal ütleb, et kes siis selle asemel, et õpetada kõiki neid asju, kuidas te ise hakkama saate. Kes teist õpetajatest õpetaks seda, kuidas suunata inimene avama ennast isale ja et ta laseks isal rääkida. Vaadake, kuidas see hingeline kristlus kogu oma headuses, oma heatahtlikkuses, heapüüdluses, kuidas me võime tallata isa varvaste peal ja ajada selged asjad segaseks, sellepärast et me ise ei tunne seda haruldast teed nii hästi ja sellepärast me ka oma suures ligimese armastuses ei julge ka seda oma ligimesele soovitada, sest tal on ju kohe vastust vaja. Nii et panen selle teie ette tänaseks palveteemaks. Aamen. Tuli mulle kohe see Hiobist kirja koht, et kust tuleb siis tarkus ja kus on arukuse asupaik. See on varjul kõigi elavate silmade eest, peidetud taevalindude keest. Kadupaik ja surm ütlevad, meie kõrvus on sellest ainult kuuldus. Jumal, tema tunneb teed sinna ja tema teab selle asupaika, selle tarkuse asupaika. Ja. See on ka armastus, see on ka austus ja see on ka isa tundmine. Ongi. Aga Jumal teab ainult seda asupaika, eks ju, et seda asupaika ei tea mitte keegi, kuid ainult sellele, kellel ta ilmutab. Vaata, tema ainult, eks ju, keegi ei saa tulla, kui tema ei tõmba. Nii et see teekond on ikkagi läbi tema kõik. Jah. See tarkus tuleb tema käest. Jah. Vaat siin tuleb mängu ka küpsus. Mul tuleb meelde, et Johannese kirjas on see, kus Johannes kirjutab seal eri vanuseastmetele ja ütleb, et ma kirjutan teile isad, kes te olete tundnud ära tema, kes on algusest. Aga midagi sellist, ta kirjutab eraldi isadele ja kas ta räägib seal armastusest või midagi sellist, et ma näen lihtsalt seda, et küpsusega kasvab see isa tundmine. Küpsusega tuleb see, et sa tõesti näed ennast temas nagu tilk ookeanis. Ja siis sa tead, et tema ei ole kaugel mitte ühestki meist. Et sa pead hüüdma, et kes toob mulle vastuse taevast. Ma ei tea, kus Jumal on, vaid sa ujud tema sees. Sa oled tilk, kes langeb tema sügavustesse, tema rüppe, tema olemusse, ta eksisteerib sinu jaoks. Ta mõtleb ööd ja päevad sulle, ta mõtted on täis sind. Sa oled temast sündinud, tema tahtis sind. Ta mõtleb ainult sinust, nii nagu ta mõtleb ainult igast ühest meist ja tema on ju lahendus ise. Ja kuidas siis saab olla, et tal ei ole lahendust? Aga see on see, et meie rahutu meel ja usaldamatus ei võimalda meil usaldada ennast isa rüppe ja vaikida tema ees nii kaua, kuni me kuuleme tõelist tarkust rääkimas. Ja nagu ta ütles, et kui me niimoodi teda kuulame, siis me kuuleme, kuidas ta hakkab meile vestma ühte lugu. See on ka midagi, mis on Jumala juures väga huvitav. Nii nagu nende suurte mõtlejatega, sa esitad talle küsimuse. Ta ei vasta sulle, et kas paremale või vasakule, sinine või punane, vaid ta ütleb, elas kord üks inimene ja tal oli paat
ja see paat oli vana ja sa mõtled, kuhu ta läheb selle jutuga. Aga lõpuks, kui ta selle tähendamissõna sulle ära jutustab, siis on sul suu lahti. Sa oled nagu puuga pähe saanud ja sa saad aru, ta seda lugu vestes viis sind lahenduseni. Ja vot see on see, mida selle maailma vaim ei luba sulle. Ta ei luba sul jääda vaikseks, et kuulata, kui isa hakkab sulle lugu vestma, tähendamissõna jutustama. Sest selle maailma vaim on närviline, kiirustav, survestav, pressiv ja kõike on vaja kohe, sest muidu juhtub midagi väga halba. Aga vaadake, meie ei ole maailmas. Meie elame juba igaviku dimensioonis. Me elame juba kuningriigis. Kuningriigis ei ole aega. Selles mõttes tähendab, aeg on Jumala teenija. Aeg kuulab isa sõna. Aeg võib seista. Aeg võib minna ajast tagasi. Aeg võib hüpata nii, et sa leiad ennast teises linnas järgmisel hetkel. Aeg on kõige ustavam Jumala teenija, Jumala sulane. Ja kuna meie elame juba igaviku dimensioonis, siis meil, kallid pühad, meil on aega kuulata, kui Jumal tahab meile ühte lugu vesta. Ja oota ära, kuni ta on selle loo lõpuni rääkinud ja seal lõpus on sul see kuldvõtmeke ja sa ütled ahaa ja su olukord läheb nagu võluuks lukust lahti ja sa oled täis rahu, sa oled täis vabadust, sa oled täis rõõmu ja sa jalutad oma olukorrast välja. Vaadake, kuidas on kaks erinevat aimu ja kui tihti ja kui palju on kogudus tegelikult maailma vaimu piitsa all. See kloppe rajab taga kogu aeg ja me enesele aru andmata, me töötame sellele maailma vaimule, kui me topime inimesed täis oma pakkumisi, oma nõu, oma lahendusi. Näete seda? Me tahame head, aga tegelikult me täidame selle ruumi tema ümber lärmiga. Selle asemel, et tuua see inimene vaikusesse, võib-olla minna koos ja vaikida koos. Ja võib-olla siis hakkame koos kuulma, kuidas Jumal hakkab ühte lugu vestma. Ja kui me oleme lõpetanud, me oleme nii õndsad, me oleme nagu ära tehtud, sest me ootasime ära ja me kuulsime selle loo lõpu ja me saime vastuse. Minul on Jumal andnud vastuse läbi muinasjuttude, tähendab, ta on ise mulle vestnud muinasjuttu. Seesama lasteraamat, Valge hobune, kuningapoeg ja valge hobune, need on kõik need Jumala vestetud lood. Aeglaselt, vaikselt Jumala jutustatud lood mulle. Ja üks konkreetne seal on see lõvi ja krokodilli lugu. Oli ühes suhteprobleemis ja ma tahtsin teada, ma olin väga ängistuses, mida teha selle inimesega, kes survestab mind tegema midagi, mis ei ole minus, mida ma ei oska ja mis ei ole üldse minu ala ja ta paneb mind nagu surve alla ja peaaegu et häbistab või alavääristab, et miks ma ei taha teha seda, mida ta mulle ütleb, et ma teeksin. Ja seda nii-öelda mõtiskledes, mida teha, hakkas Jumala vaim mulle äkki rääkima lõvist ja krokodillist. Ja üks elas kõrbes ja teine elas jões ja kui lõvi tahtis, et krokodill tuleks temaga kõrbesse, siis krokodill ei suutnud seal kõndida, sest tema tundis ennast kodus vees. Ja kui lõvi tuli vee äärde, siis ta kartis vett ja ta ei läinud vee lähedalegi, muidu kui ainult keelega limpsides ja krokodill imestas, et mis tal viga on, miks ta ei võiks vabalt ujuda. Tegelikult on igaüks kutsutud oma valdkonda, oma ala peale ja me ei saa sundida ega survestada mitte kedagi kandma kingi, mis on meile liiga väiksed või liiga suured või hoopis vale mudel või pigistavad või hõõruvad.
nii et me peame austama seda, kus igaüks on ja armastama ja imetlema Jumala ande selles, kus see inimene on, mitte vaadates ülevalt alla, et ta ei tee nii nagu mina, ta ei ole nii tark kui mina, ta ei oska seda nagu mina, sina ei oska seda, mida oskab tema. Et ma lihtsalt ütlen, et kui sul on küsimused, siis kui sa võtad aega, siis Jumal võib hakata sulle lugu vestma. Ja selle loo lõpus, selle tähendamissõna lõpus ootab sinu kuldvõtmeke. Ja see on nüüd elupuu kuldvõtmeke, mis avab igavesed laekad. See ei ole hea ja kurja tundmise puu, kus me kõik sealt alla meie trügime ja püüame sealt puu otsast neid võtmeid ja pakume üksteisele, mis enamasti ei toimi. Eks ole. Aamen.